Tere, et mina olen siis Eesti kirjanduse ja kirjandusteooria professor Piret Viires ja täna ma räägin kirjandusteaduse magistrikavast Tallinna Ülikoolis. Kõigepealt siis natukene üldist juttu, see on magistriõpe ja aeg on 2 aastat ja õppekeel on eesti. Õppekohtade arv on 16, et me saame siis 16 tudengit vastu võtta ja enamasti on olnud ka väikene konkurss, mitte väga suur, aga väike konkurss ikkagi on olnud. Nii et me siis valime sealt siis 16 tudengit välja. Aga lõpptulemusena siis on õppima jäänud nii 10-12 üliõpilase ringis 1 aasta. Ja õppevorm on tsükliõpe, mis tähendab seda, et loengud toimuvad neljapäevast, kas siis hommikust juba või siis pealelõunast reede õhtuni. Nii et sisuliselt on õppepäevad 2 päeva, aga samas siis igal nädalal neljapäeval ja reedel on siis loengute ja seminaride päevad. Ja mõni aine võib toimuda ka laupäeval, aga seda on suhteliselt harva. Nii et see on võimalik siis ka, kui üliõpilane käib tööl, et ta saab oma töögraafiku sättida vajadusel niimoodi, et neljapäev ja reede on ta koolis ja siis esmaspäev, teisipäev, kolmapäeval on tema tööpäevad. Ma ütlen kohe ka, et need loengud on meil ja seminarid on ikkagi koha peal. Mõnikord harva, mõni loeng on Zoomis, veebis, aga enamasti me oleme peale siis koroonapandeemiat läinud ikkagi klassiruumis õpetamise peale ja see on siis see, mis tegelikult tudengitele meeldib ka. Ja siis muidugi küsimus, kellele see kirjandusteaduse õppekava on? No me oleme selle sihtgrupi määratlenud väga laialt, aga kõige olulisem on see, et kirjandus peab huvitama, et kirjandus on tõesti midagi sellist, mis on siis tudengite jaoks oluline. Ja siis on ka see, et kui see kirjandus huvitab, et sa soovid nende kirjandusteoste üle mõelda ja jagada oma mõtteid teistega, et arutleda, kas siis oma kaasõppuritega ühe või teise kirjandusküsimuse üle või ka see, et kui meeldib kirjutada ja panna kirja oma arvamus loetud raamatute kohta, kas siis mõnes blogis või mõnes näiteks Goodreadsis või ka nendele, kes on juba avaldanud mingeid kirjandusarvustusi, et muidugi see on ka üks selline hea võimalus. Ja muidugi ka need, kellele tegelikult meeldib ilukirjandust kirjutada, et ma pärast räägin meie praegustest üliõpilastest, et meie praeguste üliõpilaste hulgas on mitmeid kirjanikke, et nemad siis ka saaksid juurde teadmisi kirjanduse kohta. Aga põhiline jah, et kirjanduse lugemine on oluline osa sinu elust ja sul on tunne, et soovid selle osa kohta oma elu kohta rohkem teada saada, et seda siis see kirjandusteaduse õppekava pakub. Ja kava on ka päris lai, et ta annab siis teadmised kirjandusteadusest, kirjandusteooriast, kirjandusanalüüsist, siis ka oskusi siis kirjalikuks tekstiloomeks ja siis on võimalik õppida eri maade kirjandust, kas siis võrdlevast aspektist või siis mõnele konkreetsele kirjandusele keskendudes. Et
meil on tõesti päris suur siis nii-öelda see valikainete plokk, kus õpingute jooksul saab valida aineid eri maade kirjandustest, eesti kirjandusest, prantsuskeelsest kirjandusest, saksakeelsest, ingliskeelsest, siis vene kirjandusest või Aasia kirjandustest, sealhulgas näiteks Jaapani, Hiina, Lähis-Ida kirjandustest. nii et jällegi suhteliselt päris palju valikuid ja kui me vaatame pärast seda õppekava struktuuri veidi lähemalt, siis näete, et kuidas te saate siis endale sobiva paketi ise kokku panna. ja ootame siis õppima kõiki bakalaureusekraadiga õppureid, kellel on huvi kirjanduse ja kultuuri vastu ja siis sealhulgas ka neid, kes on siis bakalaureuse tasemel õppinud eri maade kirjandusi ja kultuure. nii et aga ütleme, et meie õppurite hulgas on nii eesti filolooge, prantsuse filolooge, on olnud saksa filolooge, on olnud ka täitsa teise eriala taustaga tudengeid. nii et selles suhtes, et see kirjandusteaduse kava on avatud kava, et me ei eelda, et oleks ees mingisugune kirjandusharidus, aga muidugi, mis on kõige olulisem, et peab olema see huvi kirjanduse vastu. vaatame jah siis seda õppekava struktuuri, et see on meil siin humanitaarteaduste instituudis suhteliselt ühesugune kõikidel magistrikavadel, et kõikides magistrikavades on kohustuslik siis ülikooli, Tallinna Ülikooli üldaine, mille nimi on elu, erialasid lõimiv uuendus või hüpe, homsed üldpädevused eluks. et see eluaine on tegelikult täitsa põnev, ta on selline projektõpe, kus siis erinevate erialade tudengid siis lahendavad mingit ülesannet või mingit projekti teostavad, mis siis on õppejõud või siis ka mõni kaasüliõpilane on välja pakkunud. ja tavaliselt selle tulemusena siis ongi siis mingisugune kas praktiline asi või ka mingi uurimus. nii et ta põhimõtteliselt peaks vastava sellele, mis päris töökohtades on, et kus on erinevad taustadega inimesed, peavad siis mingit ühte ülesannet lahendama. et see on siis ülikooli üldaine, mis siin kavas on. siis on ka meie humanitaarteaduste instituudi üldaine. see on metodoloogiad ja meetodid humanitaarteadustes, kus siis antakse tõesti siis selliseid põhilised suunad kätte, kuidas on humanitaarteadusi võimalik uurida, millised siis on siis need metodoloogiad ja meetodid, millest lähtuda, kui siis humanitaaruurimust teha, kaasa arvatud siis kirjandusuurimust. ja siis kõige suurem plokk on meil muidugi kirjandusteaduslikud erialaained, siis on ka erialane võõrkeel, võimalik on võtta ka üks vabaaine ja siis selle õpingud lõpetab siis magistritöö. see on päris mahukas, see on siis 24 ainepunkti. et seletuseks, et siin meie humanitaarteaduste instituudis kõik ained on 6 EAP-s, 6 ainepunkti. nii et selles suhtes me pole siin eraldi märkinud, mis ühe või teise aine maht on, et kõik on 6. ja siis ongi siis kohustuslikud ained. see on siis moodul kirjandusteadus ja kirjalik tekstiloome. seda kokku on siis 48 EAP-d, mis siis on kokku 8 kohustuslikku ainet. ja see siis annab päris ütleme sellise põhja ja raami siis kirjanduse õppimiseks ja uurimiseks.
et kohe esimese aasta sügisel alustame ainega nagu kirjandusteaduse uurimisprobleeme, kus me siis vaatame, kuidas on kirjandust uuritud, vaatleme, milliseid teoreetilisi kontseptsioone on kasutatud siis kirjanduse uurimiseks ja millised on siis erinevad lähenemisviisid. No me kõigepealt alustame põhimõistetest, et mis on autor, mis on lugeja, mis on tekst, siis vaatame, kuidas näiteks juba antiigis on lähenetud just ütleme kirjandusele, kirjanduse poeetikale ja siis vaatame küsimusi näiteks kirjanduskaanonist, kirjandusajaloost, siis lugeja rollist kirjanduse vastuvõtul, mis asi on retseptsiooniteooria. Ja siis vaatame ka siis tänapäevasemaid kirjandusanalüüsi lähenemisi, räägime näiteks ökokriitikast, feministlikust käsitlusest, postkolonialistlikust käsitlusest ja mitmest muust teemast. Et see on siis nagu selleks, et te saaksite ülevaate, mis kirjandusteadus on, et see oleks siis selline põhivundament, millele te siis oma edasist õpinguid hakkate rajama. Järgmine aine on kirjandusprotsess võrdlevas vaates, mis kasutab seda, et meie õppekavas on võimalik valida väga palju ka erinevate rahvuskirjandusi ja siin vaadatakse näiteks viimastel aastatel on olnud teema romantism ja realism ja seda siis on vaadeldud, kuidas on eri maades siis toimunud siis romantismi ja realismi vaheline murrang, realismi edasiareng ja võrdlevalt on siis vaadatud näiteks siis prantsuse kirjandust, saksa kirjandust, vene kirjandust, eesti kirjandust ja nende omavahelisi siis mõjusid ja seosed, et see siis näitab, kuidas tegelikult need kirjandusprotsess on suhteliselt sarnaselt erinevates kultuuriruumides toiminud. Samasugune selline võrdlev aine on teemad ja motiivid kirjanduses, kus siis vaadatakse ka siis kas mingit konkreetset teemat, mis esineb mitmes erirahvuskirjanduses või erinevates teostes, siis ka täpselt samuti kas siis motiivid, mis on sarnased või erinevad siis erinevates kirjandusteostes, rahvuskirjandustes. Nii et see on ka siis selline, ütleme selline seoste loomise ja seoste näitamise aine. Ja seda, enamasti neid ained õpetavad ka mitu õppejõudu, et näiteks kirjandusprotsess võrdlevas vaates, et seal siis on prantsuse kirjandust õpetab prantsuse kirjanduse asjatundja, saksa kirjanduse asjatundja ja samuti siis ka teemad ja motiivid on siis erinevate taustadega siis õppejõud õpetavad seda. Et need on siis sellised, ütleme sellised laiemad ained, mis on just selline tugev võrdlev aspekt on siis juures ja siis järgmine aine tekstianalüüs on vastupidi, et see läheb teksti sisse, vaadatakse, kuidas teksti on võimalik erinevatest külgedest analüüsi, vaadatakse näiteks semiootilist lähenemist, narratoloogiat, luuleanalüüsi, intertekstuaalset analüüsi
et seda, kuidas siis jah, tegeletakse konkreetsete väiksemate tekstiosadega, kas siis novellide või luuletustega ja neid siis püütakse siis koos tudengitega üheskoos lahti teha ja avastada, mis selles tekstis peidus on. Järgmised kaks ainet on nüüd aga pigem sellised praktilised, et aine kirjastamise alused ja kirjandusliku teksti toimetamine on mõeldud just selleks, et kui mõelda, et mida üks kirjanduse haridusega inimene peale hakkab, siis väga sageli satub ta tööle kas kirjastusse või väga sageli tema üheks ülesandeks võiks olla ka, et ta peab toimetama ilukirjanduslikke tekste. Ja seda kahte asja me siis selles aines tutvustamegi, et kirjastamise alused on aine, mis tõesti läbib praktilise kirjastamise sellest hetkest, kui idee on autoril tulnud ja ta on käsikirja valmis saanud, siis läbitakse etapphaaval, mis siis sellest käsikirjast edasi saab, kuidas sellest valmis saab raamat. Siin räägitakse ka õiguslikest aspektidest, lepingutest, mis tuleb sõlmida ja samuti ka siis tõesti puhas tootmine ja finantseerimine. Ja tavaliselt selle kursuse raames oleme teinud ka ekskursiooni trükikotta, et siis näha, kuidas see päriselt see tootmine toimub. Ja kirjandusliku teksti toimetamine, et see on siis pool, kus siis õppejõud juhendamisel siis võetakse ette erinevaid ilukirjandustekste ja püütakse siis neid toimetada, et paremaks, selgemaks. Ja väga oluline on ilukirjandusteksti puhul ka see, et kui palju võib toimetaja üldse teha parandusi või ettepanekuid siis autorile, et see ei ole nagu selline harilik keele toimetamine, vaid see on siis pigem selline tundlik teksti muutmine niimoodi, et autori idee ja mõte on täiesti selge, aga siis toimetaja aitab seda veel selgemaks teha ja muidugi siis nagu autori isiklikku stiili ei tohi siin ära kaotada. Ja ka järgmine aine, loovkirjutamise ja kirjanduskriitika seminar on selline praktiline, et siin tõesti kirjutataksegi ilukirjandust ja kirjutatakse kriitikatekste, et ilukirjanduse puhul siis siin on meil olnud õppejõududeks on olnud kirjanikud, et siin aastaid õpetas Jan Kaus, kes nüüd sel sügisel hakkab õpetama, see veel päris kokku lepitud ei ole, aga igal juhul see on siis tegevkirjanik, kes loovkirjutamist õpetab ja Jan andis tavaliselt harjutusi teha näiteks miniatuure, dialoogi, ruumipoeetilist kirjeldust ja päris selliseid huvitavaid tulemusi siit sai. Ja kirjanduskriitika seminari pooles siis püütakse kirjutada siis eriti kriitikažanrides tekste, kas siis näiteks tutvustust või siis reklaamteksti, aga siis alati on ülesandeks kirjutada selline pikem ajakirja arvustus ka selle raames. Et see siis ongi jah ka selline jällegi küsimus, et mida üks kirjandusharidusega inimene teeb, et väga sageli ta kirjutab kriitikat, kirjanduskriitikat ja paljud siis ka tegelevad ise ilukirjandusliku loominguga, nii et see loo kirjutamine annab siis sellist tuge.
ja siis on meil õppekavas erialane praktika, et see on siis tavaliselt mõne kirjandusega seotud asutustes. Et seda on tehtud päris palju erinevates kohtades, on käidud erinevates näiteks ajakirjatoimetustes, mõnes kirjastuses, siis Kirjanike Liit on võtnud praktikale sageli inimesi. Nii et või on olnud ka mõnes muuseumis, meie head partnerid on näiteks Tammsaare muuseum, Vilde muuseum, Munderi ja Tuglase kirjanduskeskus, kus siis on meie tudengid käinud siis tööl ja oma praktikat sooritanud. Ja sageli on ka nii, et kui on olnud hea klapp, siis selle asutusega siis juhtub ka niimoodi, et hiljem ta jääbki sinna asutusse tööle. Ah jah, Värske Rõhk on ka üks ajakiri, kes alati rõõmuga võtab meie praktikante ja ka Lastekirjanduse Keskus võtab praktikante meeleldi. Ja siis on magistriseminar, mis siis toimub teise aasta sügisel, kus siis juba tähendab, esimese aasta kevadel tuleb magistritöö teema valida ja juhendaja valida. Nii et suve jooksul saab veidikene mõelda, kuidas ja mismoodi siis oma magistritööga edasi minna. Ja magistriseminaris ongi siis väga konkreetne töö, et kõigepealt tutvume andmebaasidega, siis nagu nõuetega, kuidas magistritöö välja peab nägema. Siis teeme magistritöö seda kava ja siis detsembriks, jõuludeks siis peab olema üks peatükk juba valmis kirjutatud. Nii et selles suhtes, et see magistriseminar ongi konkreetselt siis toetamiseks, et kuidas tööd kirjutada. Ja nagu ma ütlesin, et on võimalik siis valida valikaineid, siis see eelmine plokk oli kohustuslikult, need tuleb kõik läbida. Aga need valikained siis eri kultuuriareaalide kirjandustest ja kirjandusanalüüsist, et sellest komplektist, mis siin on, te peate valima siis 4 ainet, nii et kokku siis 24 EAP-d. Ja võimalik on valida siis kursusi Eesti kirjandusest, Eesti nüüdiskirjandus, erikursus Eesti kirjandusest, on võimalik võtta valikkursus inglise kultuurist, kirjandusest ja kunstist, siis valikkursus frankofoonsest kirjandusest, seminar saksa kultuurist, siis ilukirjanduse tõlkimist, seda ka paljud tudengid võtavad, sest ka üks selline töö, mida kirjandusharidusega inimesed teevad, on sageli satuvad ka tõlkima. Nii et ilukirjanduse tõlkimine on ka üks aine, mida on võimalik valida. Siis on 2 ingliskeelset ainet, kirjanduse, visuaalkultuuri ja filmiseminar 1 ja 2, mis on siis teoreetilised ained, mis siis keskenduvad mingisugusele konkreetsele probleemile, kas näiteks autobiograafia või oli seal mälu teema kirjanduses ja kultuuris, et need tulevad ained ühest ingliskeelsest õppekavast ja seda siis õpitakse koos rahvusvahelise tudengite seltskonnaga. Ja siis on võimalik valida komplekt aineid Aasia kirjandustest, et Hiina kirjanduse uurimisprobleeme, siis väga populaarne on olnud Jaapani kirjanduse uurimisprobleeme, mida Alari Allik meil on õpetanud väga suure innu ja üliõpilastele väga meeldib. Ja on ka Lähis-Ida kirjanduse uurimisprobleeme, mis on mõnevõrra selline unikaalne, et seda väga palju erinevates mujal õppida ei saa. Ja on võimalik valida ka venekeelne aine, Vene diasporaa kultuur. Et need siis on nendest siis ainetes, mis siin pakutakse, siis te peate 4 tükki
valima. Ja magistritöö, siis nagu ma ütlesin, et magistritöö kirjutamine, teemavalik on esimese aasta kevadel, sügisel te peate juba kirjutama ja jõudma siis mingisuguse etappi jõuludeks ja enamasti siis magistritöö kirjutamise puhasaeg ongi siis teise aasta kevadel ja see on päris niimoodi tõsine ettevõtmine, aga nende teadmistega, mis siis te olete saanud siis oma õpingute jooksul, siis te analüüsite siis kirjandust just ütleme sellisest teoreetilisest vaatevinklist nende tänapäevaste teoreetiliste meetodite abil, mida te siis olete varem eelnevate kursuste jooksul siis õppinud. Ja magistritöö kaitsmine on siis avalik ja komisjoni ees. Nii et sellised need ained meil on. Et võib-olla kui te tahate pärast midagi küsida, et siis ma olen rõõmuga nõus vastama. Aga lähme siis natukene edasi, vaatame, et kes siis seda kõike õpetab. Et ei ole jah niimoodi, et see oleks nagu keskendunud ainult ühele rahvuskirjandusele, et meil on siin küll palju eesti kirjanduse õppejõude, et mina ise olen siis eesti kirjanduse professor, siis meil on siin 2 eesti kirjanduse dotsenti, Ave Matteus ja Luule Epner, siis on Joosep Susi, on eesti kirjanduse kirjandusõpetuse lektor, siis eesti kirjandusega tegeleb ka vanemteadur Epp Annus, aga Eneken Laanes on meil võrdleva kirjandusteaduse professor, siis prantsuse kirjanduse kultuuri õpetab Kaia Sisask, anglistika professor on Julia Kusnetski, kellel on siis inglise kirjanduse valdkond ja tema õpetab ka näiteks ökokriitikat ja feminismi. Siis on 2 saksa kirjanduse asjatundjat, Aigi Heero, Maris Saakpak, siis vene kirjanduse kirjandusteooria dotsent on Grigori Utkov ja Alari Allikut Jaapani kirjanduse asjatundjana ma juba mainisin. Ja nagu ma ütlesin, et loo kirjutamise külalislektorit me oleme tavaliselt kutsunud mõnda tegevkirjanikku seda õpetama. Nii et nagu te näete, päris suur hulk ka inimesi, aga kõik on siis oma valdkonna tõesti väga head spetsialistid. Aga kirjandusteadlastel on ka selline päris vilgas seltsielu ja kirjandusteaduse vilistlased on omavahel seoses, on tugev vilistlasvõrgustik, kuna siis õppekava vilistlased töötavad mitmetes Eesti kultuuriasutustes, ajakirjades ja kirjastustes ja sageli toetavad ka üksteist. Väga sageli on niimoodi, et kui kellelgi meie vilistlasel on vaja näiteks palub, et kas oleks vaja uut töötajat või kedagi soovitada, siis kõigepealt me vaatame siis need õppekava teised vilistlased läbi ja siis arutame, et võib-olla oleks tema selline hea abiline just sellesse asutusse. Et on ka sellised koosviibimised, et oleme püüdnud pidada Tammsaare muuseumis jõulupidu ja magistritööde kaitsmise päeval toimub meil ka Tammsaare muuseumis Koidula tänaval siis kevadpidu. Põhjus sellepärast, et ka Tammsaare muuseumi direktor ehk siis Tallinna Kirjanduskeskuse direktor Maarja Vaino on meie vilistlane ja siis on tal hea meel neid uusi õppureid ja uusi magistreid tervitada. Väga sageli siis toimuvad ju erinevad kirjandusüritused ja konverentsid, näiteks kirjanduslikud kolmapäevad kirjanike majas
ja ka seal näiteks tudengid näiteks aitavad meil konverentsi korraldamise puhul või osalevad nendel kirjandusüritustel ja kaks meie praegust tudengit lausa töötavad praegu Kirjanike Liidus just kirjandusürituste korraldamisega nad tegelevad. Siis on veel võimalikud ühisüritused Tartu Ülikooli kirjandusteaduse üliõpilastega ja on võimalik ka niimoodi, et on minna, võtta teatud aineid Tartust ja on olnud ka, et külalisüliõpilased tulevad Tallinna õppima ja on varasematel aegadel oli traditsioon, et oli kirjandusteaduse suvekool Alatskivil Liivi muuseumis, aga see nüüd on viimastel aegadel veidikene ära vajunud. Aga koht jah, kus siis kirjandusteaduse tudengid, õppejõud ja muud kirjandusteadlased kokku saavad, et selliseid siin toimub just kas konverentsidel, siis suvekoolis või siis ka muudel kirjandusüritustel. Ja mida meie õppejõud on püüdnud teha, on püüdnud just hoolitseda selle eest, et kirjandusteaduse eriala üliõpilased hõlmataks juba õpingute ajal Eesti kirjandus- ja kultuuriellu ja kui on üliõpilastel selliseid loomingulisi huvisid, siis seda siis õppejõud püüavad toetada ka. Et kuhu siis edasi, et mis selle kirjandusharidusega teha saab. Ja nagu ma ütlesin, et see kirjandusharidus juba neid aineid luues me mõtlesime, et oleksid sellised oskused, mida hiljem siis erinevates töökohtades saaks kasutada. No väga kirjanike muuseumid ja kirjandusarhiivid. No näiteks tõesti selles samas Tammsaare muuseumis töötavad meie vilistlased, Under ja Tuglase kirjanduskeskus ehk siis Tuglase majas on meie vilistlased mitmed. Noh, kirjandusmuuseum näiteks ootab ka, Tartu on küll Tartus, ootab uusi inimesi, kes võiks seal siis tööle minna. Siis väga palju kirjandusharidusega on ajakirjanduses ja kirjastustes, kas siis on tõesti toimetaja kuskil, noh näiteks oli meie vilistlane oli Värske Rõhu toimetaja tükk aega, siis ka on loomingus olid inimesed praktikal, siis noh, kirjanduskriitikuna, no ütleme, see pole just amet, aga siiski niimoodi saab nagu kirjandusväljal tegutseda. Eesti Rahvusringhäälingus on meie vilistlasi ja meie vilistlasi on tegelikult ka kirjandusorganisatsioonides, kirjandus- ja kultuuriürituste organisaatorina töötanud kirjanduskultuuriprojektide juhina ja ka paljud on ka kirjandusteaduse haridusega, on ka õpetajad. Nojah, ja siis noh, sageli ka edasi, kui on mindud doktorantuuri, siis ka tööle siis ülikooli jäänud. Jah, siis ka näiteks kirjandusagent või ilukirjanduse tõlkida, ametiasutuste kultuurinõunik ja on ka, ütleme, nende teadmistega, mis siin hariduses siin saab, on näiteks ettevõtlus loomemajanduse vallas, saab täitsa kirjastajana tegutseda. Näiteks üks meie vilistlane, kes oli ise ka kirjanik, otsustas siis, et peale seda õppekava läbimist, et ta asutas ise oma kirjastuse ja kirjastab nüüd oma raamatuid ise. Ja nagu öeldud, et meie vilistlaste hulgas on mitmeid tegevkirjanikke, on näiteks Aarne Ruuben, Wimberg ehk Jaak Urmet, Eija Uus, Jaanus Vaiksoo, Berit Kasson, Igor Kotjuh
Gerda-Laura Liiv, Triin Tasur ja Ketlin Priilinn. Et nemad on siis kõik vilistlased, aga praegu siis kas õpivad või on õppinud ka päris palju kirjanikke. Praegu on viimastel kursusel Jürgen Rooste, esimesel kursusel on Sandra Kartau, Maarja-Liis Mölder ja siis ka Ene Sepp ehk siis jah, Ene Sepp, siis Sofia-Elis Katkova, Sveta Grigorjeva on ka meil õppinud. Nii et nagu te näete, et päris selline kirju ja põnev seltskond. Ja muidugi on siis, kui tunnete huvi siis akadeemilise edasiliikumise vastu, on võimalik astuda doktorantuuri ja kaitsta siis kirjandusteaduse alal ka doktoritöö. Noh, ja siis järgneks siis tõesti akadeemiline karjäär, nagu öeldakse, kas siis teadustöötajana või siis ülikoolis õppejõuna. Nii et selline väike tutvustus ja ma arvan, et siin kõige lõpuks sobiks väga hästi Berit Kašani, kes oli meie vilistlane ja praegu toimetaja, luuletaja, biblioterapeut, on olnud mitme kirjanduspreemia laureaat ja ka nominent, on öelnud kirjandusteaduse õpingute kohta niimoodi. Hea kirjandusteadlane, detektiiv, psühholoog, poeet ja arhitekt ühes isikus. Esiteks tähendab see seda, et kirjandusteadlasel pole kunagi igav ja teiseks seda, et kirjandusteadlasel on suurepärased eeldused töötada kõikjal, kus väärtustatakse tundlikku ja selget sõna, loomingulisust, arenenud analüüsi ja empaatiavõimet. Ja last but not least, lisaks ülemaailmsele tuntusele ühendab ka Stingi, Rene Zellwegerit, David Duchovnit, Emma Watsonit ja Hugh Granti just kirjandusalane kõrgharidus. Et mis seal enam öelda, kirjandusteadlastel on maailm tõesti lahti. Ja eksam siis. Eksam toimub meil suvel ja see eksam on koosneb kahest poolest. Kõigepealt siis kirjalikust osast ja vestlusest. Ja kirjalikuse osas siis peab kandidaat, see käib SAIS-i kaudu kandideerimine, see on see sisseastumise informatsioonisüsteem. Peab SAIS-is koos avalduse esitama kirjaliku teksti, sellise lühikese 1-2 lehekülge, kus siis just põhjendab erialavalikut, et see on pigem selline motivatsioonikiri ja esitab siin mingi väga esialgse visiooni, mis teemal tema magistritöö võiks olla. Et me ei eelda mingit magistritöö kava ega midagi, vaid lihtsalt tõesti esimesi mõtisklusi ja arvamusi. Ja suulises osas siis toimub vestlus, kus siis arutletakse siis need kirjandusküsimuste üle ja vesteldakse õppekavast lähtuvalt siis, mida siis plaanitakse, mida siis üliõpilane plaanib õppida just seoses siis selle kavaga. Ja avalduste esitamise periood on siis algab 19. mail, lõpeb 30. juunil kell 12, kui ma ei eksi, ja siis vestlused toimuvad 7. juulil ja ruum on ka juba antud ja mis kellaajal siis vestlusele tulla, et seda te saate teada siis SAIS-is avalduse esitamisel. Ja see osakaalud ongi niimoodi, et kirjalik osa on 50%, vestlus 50% ja mida me siis nagu hindame, et kirjaliku osa puhul just nagu selline, kuidas see erialavalik on põhjendatud, seda oskust, seda motivatsiooni, siis nagu siis esialgselt sellist visiooni magistritöö ja oskus siis ka, et kuidas neid teadmisi, mis siis õpingutes saate, et kuidas siis tulevikus rakendada. Ja siis suulises osas just jällegi seda erialavaliku põhjendust, üldisi kirjandusteadmisi, arutlusoskust.
nii et tavaliselt need vestlused on olnud sellised meeldivad vestlused kirjandusteemade üle. Et nii palju siis sellest, et siis ootame teid, kes te meid kuulate ja lisainfot on võimalik saada siis Tallinna Ülikooli veebilehelt. Ja ma siis lõpetan jagamise ära. Paistab, et kedagi pole juurde tulnud, aga küsimustele olen ma ikka valmis vastama. ja aitäh. Ma tahtsin küsida selle noh, üldainete või sellist, mis on siis nagu põhimõtteliselt erialavälised ained, et kuidas seal võtaga on? kas seal saab midagi kasutada ka? Peaks saama, aga Mhm. oleneb muidugi. no oleneb, ja, arusaadav, et see kõik Jah. sõltub, see on tegelikult hästi personaalne. et Mhm. aga noh, põhimõtteliselt, eks ole võimalik, Jah, et võtaga saab jah, ja kui te olete näiteks ennem ka mingeid magistritasemel mingeid kirjandusaineid mingis Neid mul ei ole küll taustaks, aga jah, ma mõtlen just näiteks seda üldainet, mis on see elu või hüpe ja näiteks need asjad, et noh, mõnikord võib see nagu noh, ajafaktor hakkab nagu mängima, et noh, tööinimestel. aga ma saan õigesti aru, et siis iga nädal on see õppetöö siis, eks ole ja ja noh, siis muidugi noh, niimoodi, et meil on selline, et seminarides kohalolek on kohustuslik 100%. arusaadav. Aga kui juhtub ka, et ei saa osaleda, siis enamikel õppejõud on mõelnud välja asendustööd, et Mhm. saab siis nagu seda seminari puudumist kompenseerida Ja, ja. mingi no, asjaga. no arusaadav ja noh, eks see ju sõltub ju ka sellest valikainetes, et millal see valikaine loeng tunniplaanis on, et kuidas see aeg niimoodi läheb aga siis ma tahtsin seda küsida, et ma kirjutasin siia, ahah, et see praktika kohta, et no, see on ju ka 6 ainepunkti siis, eks ole. Ja. see on umbes 156 tundi, ma siin kiiruga arvutasin. jah, jah, see jäi mul ütlemata, et see ühesõnaga, kuna seal tuleb kirjutada ka siis selline nagu eneseanalüüs lõpus, Mhm. siis see läheb sisse, et nagu ahah, see praktikaaeg ise on 80 siis tundi. ahah, on see ja kas seda tehakse mingi selles mõttes mingi lühema aja jooksul või see on nagu selline noh, 80 tundi, see on noh, ütleme, kui me võtame nüüd töö nagu klassika mõttes, et nädal on 40 tundi, et noh, nagu kas 2 nädalat või see ikkagi on noh, pikema aja peale või see see Enamasti nad on praktika tuli. jaotatud pikema aja peale. Ja noh, nii on ta mõistlik. et ma ise olin siin paar aastat tagasi, käisin ühel hoopis kutsekoolis õppisin natukene, et siis oli ka, et see praktika õnneks oli nagu pikema aja jooksul, et sai ikka ka, ei pidanud töölt lahti võtma selleks ajaks. Ja ei, see ongi ja, ja. mõeldud. Mhm, mhm. Ja mõned tudengid ka soovisid näiteks praktika suvel ära teha, et nii on ka võimalik. ja, ja, no ja ühesõnaga, et see on selles mõttes selline paindlik, mis on väga oluline. väga hea, väga hea. Me oleme väga paindlikud. ei, seda ma usun, sest noh, see paratamatu, see on hästi mõistlik, Mhm. siis on tore. aga siis mulle nagu rohkem küsimusi praegu ei ole, nüüd ma vaatan korra oma märkmed üle siit. jah, ma need sain ja kas ma sain õigesti aru, et kui oli see inglise, prantsuse, saksa ja vene kirjanduse ja kultuuri, noh, need valikained, et need olid siis selles vastavas keeles siis, eks ole, Ja, inglise, prantsuse, saksa või vene keeles, eks ole ja. ja siis see üks aine oli veel jälle inglisekeelne ja siis oli valikaines, ma nägin silma selline aine nagu ilukirjanduse tõlkimine. kas see on siis noh, niisugune praktiline See on ilukirjanduse tõlkimine, kohe niimoodi ongi? praktiline, jah. jah, selge, siis nii, magistritöö. ja mina sain ühesõnaga oma küsimustele praegu vastused. ma siin ikka nüüd mõtlen veel Väga tore. ma Ma, mõtlen teist aastat juba, aga noh, ma, kasutan ma juhust, et panen selle salvestuse siis kinni võib-olla praegu, Mhm. et siis võib-olla need, kes seda hiljem kuulevad, ka teie küsimuste vastu